maksukoormust, see on välja arvutatud 33%. Mis siin täna toimub? No täna on siin hulk inimesi, kes on päriselt mures Eesti tuleviku pärast. On mures selle pärast, kuidas valitsus lammutab Eesti pensionisüsteemi ja kuidas valitsus veeretab tegelikult eakate heaolu ja tuleviku kindlustamise järgnevatele põlvkondadele ja ma arvan, et see on nagu väga-väga vale. Miks on pensionisüsteemi lõhkumine täielik katastroof? Hästi lihtsalt. Meil on täna ühe pensionäri kohta 3 tööealist. 20 aasta pärast on neid tööealisi 2. Kui inimesed ei kogu tööaja vältel, siis peab keegi teine kuskilt selle raha pensionite maksmiseks tulevikus leidma. Ja Eestis on juba täna pensionäride vaesusrisk Euroopa Liidu kõige suurem. Ehk ilma kogumispensionita me põlistame pensionivaesuse. Miks on pensionisamba lõhkumine 21. sajandi katastroof? See on väga halb otsus tänase valitsuse poolt, kuna see tähendab seda, et tulevikus on selle tõttu inimestel pensionid väiksemad või siis on inimeste maksukoormus palju suurem või kõige hullem on see, et siia tuleb massiliselt võõrtööjõudu ja mina tahaks teada, et millist nendest variantidest siis tänane valitsus Eestile tegelikult tahab. Kui see samba lammutamise plaan läbi läheb, siis on garanteeritud, et tulevikus on selle seadusemuudatuse mõjul pensionid veel väiksemad, kui nad seda täna on, sest süsteemis jääb lihtsalt raha vähemaks. Ongi väga lihtne. Miks ei saa Jüri Ratase valitsust usaldada? On näha juba selle peaaegu aasta jooksul, kui nad on toimetanud, et nad ei kuula eksperte, nad teevad ainult endale kasulikke otsuseid, nad kulutavad üle, nad ei kuula rahvast ja tegelikult see ei ole Eestile, Eesti rahva tulevikule mitte kuidagi hea, et see valitsus jätkaks.